Tervitus! Täna tutvustan teile, kuidas kasutada MapInstall nimelist programmi. Nimelt saab selle programmi abil siis laadida oma GPS-i kaarte, mis näiteks Euroopa kaardi uuenduse käigus ära ei mahtunud seadmesse. Nii et väike lühike tutvustus, kuidas laadida. Nii, kõige lihtsam siis lähete meie kodulehele www.garmin.ee. Sealt ülevalt menüüst võtate abi ja allalaadimine. Nii, siin on selline koht nagu MapInstall tarkvara ja Windows arvutile download. Nii, salvestame faili. Avage fail, mis on alla laetud. Teil muidugi võib kauem aega võtta, mul on eelnevalt juba ära salvestatud see. Vajutage run. Paigaldage programm arvutisse, next. Linnuke kasti, nõustuge tingimustega, next. Nii, ja kui see on tehtud, siis on siin linnuke ees juba, et käivitada MapInstall programm. Nii, vajutage done. Nii, ja ongi programm paigaldatud ja edasi võiks nüüd ühendada GPS-i arvutiga ja sisestada tühi mälukaart kas GPS-i mälukaardipesasse või siis, kui arvutil on olemas mälukaardi lugeja, siis sinna. Meil hetkel on siin ühendatud arvuti järgi GPS-seade, kuhu on sisestatud ka 4-gigane tühi mälukaart. Nii. Ja siit tulebki nüüd valida ketas, kuhu siis soovitakse kaarte laadida. Nii, meil on hetkel NÜVI 250V, kuna selle seadme kettale enam kaart ei mahu, siis me võtame mälukaardi pesa, kuhu kaardid laadida. Nii, vajutame nexti. See on nüüd see programm, kus saab valida kaardid, mida siis laadida mälukaardile. Siit on ka näha kaardi versioon. Kõige lihtsam on siin muidugi teha nii, et hiire vasaku klahviga, hoida hiire vasakut klahvi all, tõmmata kast nii-öelda kogu Euroopa ulatuses. Siit paremalt küljelt on näha, palju siis on vaba ruumi veel mälukaardil. Antud juhul on meil 4-gigane kaart sisestatud seadmesse, nii et pool jääb vabaks. Loomulikult saate ka siit vähem kaarte valida, et uuesti peal klikkides siis suurendan väheke siit paremalt poolt sisse, liikuda saate noolte abil siit, et saab ka uuesti regioone maha võtta. Aga noh, nagu näete, on üsna vaeva nõudev see, et kõik need kohad uuesti üle klikkida. Kui te näiteks uuendasite, panite seadmesse, ütleme, et Skandinaavia maad, siis saate ka nii teha, et valite kaardilt need riigid, mis välja jäid, mis ei mahtunud seadmesse. On ka üks võimalusi teha. Nii. Ja edasi, kui piirkonnad on valitud, veel ütlen vahel, et mis peaks nüüd kindlasti meelde jätma, et seadme kettal ja mälukaardil ei tohiks olla samu kaarte, ehk siis kaardid ei tohiks kattuda, sest see tavaliselt viib selleni, et seadmed kipuvad kokku jooksma. Kaardivalik tehtud, vajutate next nuppu, edasi finish, edasi programm koostab teile kaardifaili ja saadab selle lõpuks mälukaardile. Ja hiljem siis seadme pealt saate siis valida, millised kaardid aktiveeritud on, kas siis kaart mälukaardilt või siis kaart seadme menüüst.